tere! Eelmine kord me alustasime peatükiga, mis kannab pealkirja Levandi linn Beirut. Ja meil oli sellest juttu, et Levandi linnad moodustasid üldse niisuguse isemoodi linnade kategooria Osmani impeeriumis ja Osmani impeeriumi järel riikides. Ja need tavalised enam mainitud Levandi linnad ongi Aleksandria, Beirut, Smyrna, Thessaloniki ja Aleppo. Need teisi linnu me vaatame siis, kui me jõuame oma rännakuga nende juurde, aga täna püüaksime veel vaadelda Beirutit pisut lähemalt. Nendes Levandi linnades ja seetõttu ka Beirutis etendasid vähemalt Osmani impeeriumi ajal väga tähtsat rolli konsulid. Meil oli sellest juttu, et alates 16. sajandist Osmanite impeerium sõlmis koostöölepinguid esialgu Prantsusmaaga, hiljem Austria-Ungariga, Suurbritanniaga, Hollandiga, etc. Ja nende lepingute järgi nende riikide kodanikel olid erilised õigused, erilised vabadused Osmani impeeriumis, aga ülekantult ka aja jooksul ka teised kristlased, just need kristlased, kes kuulusid nende riikide konfessioonidesse. See tähendab, Austria-Ungari ja Prantsusmaa puhul katoliiklased, lepingud Suurbritannia ja Osmaniga riigiga andsid õigused ka Osmani impeeriumis elavatele anglikaanidele. Neid alguses ei olnud, aga aja jooksul 19. sajandil ikkagi hakkas tekkima ka anglikaani kristlasi kohalike inimeste hulgas. Nii et need kohalikud kristlased said ka üsna suured õigused. Nii, ja nendes linnades, ka Beirutis, sealhulgas just nimelt need konsulid, nende Euroopa riikide esindajad ja hiljem ka USA konsul etendasid üsna olulist rolli. Kohalikud pašad, valitsejad, Osmani valitsejad väga tihti pidasid vajalikuks igasuguste asjade otsustamisel konsulitega nõu pidada ja kuulata nende soovid ära. Nendes Levandi linnades ja seal hulgas muidugi ka Beirutis tekkisid edukate kaupmeeste perekonnad. Perekonnad, kes etendasid seal, nagu ma varem olen öelnud, need Levandi linnad olid eelkõige kaubalinnad ja need kaupmeeste perekonnad, need tegutsesid ja paistsid seal välja tegelikult läbi sajandite ja tegelikult isegi praeguseks on üksikud perekonnad, kes on seal kandis tegutsenud juba palju varem, üksikud perekonnad on siiamaani jätkanud oma laiaulatuslikku kaubanduslikku tegevust, aga tänapäeval väga tihti need perekonnad ei ela enam Beirutis, nad elavad Pariisis, Londonis, New Yorkis või kusagil mujal, aga nad peavad ennast ise ikkagi Levandist pärit inimesteks. Mitte kõik Liibanonis olevad religioonid ei olnud seal selles kaupmeeskonnas ühteviisi esindatud. Eelkõige domineerisid nende Levandi kaupmeeste hulgas sunniidi moslemid, ida-ortodoksed kristlased ja Kreeka katoliiklased. Šiite näiteks ei olnud eriti, kindlasti oli üksikuid šiidi kaupmehi, aga suurte eliidi hulka neid ei kuulunud, samuti maroniitide hulgas ma ei tea, mul ei ole ette tulnud, et sealt oleks olnud niisuguseid väga edukaid kaupmeeste perekondi. Lisaks neile kolmele, lisaks sunniitidele, ortodoksidele ja Kreeka katoliiklastele oli seal veel üks rahvastikugrupp, kes oli
selles kaubanduseliidis väga võimsalt esindatud. Need on need, keda on mõnikord nimetatud levantiinideks. See sõna levant eelmine kord juba oli meil sellest juttu, et ta on üsna hägune mõiste, ta võib erinevates kontekstides tähendada erinevaid asju, aga mõnikord nimetatakse levantiinideks, spetsiifiliselt levantiinideks, neid Levandi linnades ja teistes sealkandi väiksemates linnades elanud Euroopa päritoluga inimesi, kes ka olid enamuses seotud kaubandusega ja ka, kelle perekonnad olid seal sajandeid tegelikult elanud. Sajandeid elanud. Liibanonis oli neid kaks erinevat ja kõik need levantiinid, peaaegu kõik need levantiinid, kes olid seal sajandeid elanud, nad olid ja on ladina riitusega Rooma katoliiklased. Meil oli sellest juttu, et Liibanonis on ka väikene ladina riitusega Rooma katoliku kirik olemas ja just nimelt need levantiinid moodustavadki praktiliselt kogu selle koguduse seal. Neid levantiine on Beiruti puhul on kahte sorti olnud, ühed on franco-levantiinid ja teised on italo-levantiinid. See tähendab, nagu need nimedki ütlevad, ühed on prantsuse päritoluga levantiinid, kes kodus räägivad prantsuse keelt ja kes on tavaliselt, kuigi nad tegutsevad Beirutis, on säilitanud oma prantsuse kodakondsuse. Ja teised, need Itaalia päritoluga, kes kodus räägivad itaalia keelt, need on tavaliselt Liibanoni kodakondsusega. Miks see on niimoodi välja kujunenud? Ma ei oska öelda, see on ilmselt sajandite jooksul välja kujunenud. Need Itaalia päritoluga kaupmehed, need on muidugi seal kauem olnud, sest et Itaalia kaupmehed pidasid Levandi linnadega ärisuhteid juba enne ristisõdu. See tähendab, et see Itaalia kaubandustegevus Vahemerel, sealhulgas ka Vahemere idaosas, on vähemalt 1000 aasta vanune. Mõelge siin Veneetsia peale, Piisa peale. Kuidas eesti keeles peaks hääldama? Genua või Genua? Vanasti oli selge, ma vaatasin vanadest entsüklopeediatest, seal kirjutatakse Genua, ilmselt, ja see ei ole itaaliapärane kirjutamine, sest itaaliapärane on Genova kirjutamine. Ma oletan, et tuleks Genua hääldada vana tava kohaselt, aga uutes teadmikes on Genova eesti keeles. See on itaaliapärane, siis võib-olla peaks itaaliapäraselt seda hääldama. Nii, ma jään itaaliapärase juurde igatahes, nagu mis saab. Nii et Genual oli ja mõnedel teistel Itaalial olid väga vanad kaubandussuhted Levandi maadega. Nii et mingil määral võiks öelda, et need Levandi linnad olid nagu, sealhulgas Beirut oli nagu kaupmeeste vabariik. Neil olid seal väga suured õigused ja suhteliselt turvaline. Muidugi pika sajandite jooksul aeg-ajalt tuli ette lööminguid, kus need kaupmehed kannatada said, aga neid oli suhteliselt harva. Ja selle niisuguse sotsiaalse ja õigusliku eripärasuste tõttu kujunes nendes Levandi linnades ka niisugune levandilik kultuur. Levandilik teistsugune kultuur, teistsugune õhkkond üldse, mis sinna juhuslikult sattunud eurooplastele väga meeldis. Nii on teada näiteks, et 1898 sattus sinna, no ei saa öelda juhuslikult, talle ikka plaanipäraselt sattus sinna Saksa keiser Wilhelm II, kes oli vaimustatud Liibanonist, kes ütles, et see on Padishahi kroonipärl üldse. Ja paljud teisedki sealkandis ringi rännanud sajandite jooksul, see ei ole mitte ainult viimase sajandi jooksul, vaid sajandite jooksul ringi reisinud eurooplased
on Beirutit väga, väga palju kiitnud. See Beirut, nii nagu teisedki Levandi linnad, seda võib ka pidada aknaks, mis vahendas idamaad Euroopale ja Euroopat idamaadele. Kui pärast esimest maailmasõda Liibanon kuulus Prantsuse mandaadi alla, siis prantslased võtsid plaaniks ja tegid sellega teoks, nad kujutasid Liibanoni niisuguseks prantslaslikuks ärilinnaks, moodsaks ärilinnaks ja nad tahtsid ja ilmselt nad saavutasid mingil määral, et Beirut oli Aasia, vähemalt läänepoolse Aasia majanduspealinn üldse. Ja edasi, hiljem, kui nüüd Liibanon iseseisvaks sai, siis sellest ajastust võib väita, et Beiruti niisugune kuldajastu oli ajavahemikust 1958 kuni 1975. Beirut ei olnud mitte ainult eri rahvusest kaupmeeste linn, vaid ta oli ka, meil on sellest ka varem juttu olnud, et ta oli ka põgenike linn. Seal on üsna palju erinevaid põgenikke ja neid on tulnud ja neid ilmselt tuleb veel edaspidigi sinna. Nende põgenike staatus linnas on muidugi üsna erinev. Väga erinevad on näiteks armeenlased, Armeenia põgenikud, kes, kui vaadata Armeenia kirikuvürstide paleesid seal, ja seal neil on muuseum olemas, oma Armeenia muuseum, ja nad ei ela sugugi halvasti seal. Aga selle põgenike spektri teises otsas on Palestiina põgenikud, kelle laagrid on ka seal Beiruti äärelinnades. Nende elu, palju nad on? Nad on üle 70 aasta olnud põgenikud juba seal ja nende põgeniku seisuse otsa ei paista siiamaani üldsegi tulevat. Ja seal ka Palestiina põgenike hulgas on erinevaid sotsiaalseid staatusid. Selles mõttes, et jällegi allpool otsas on sunni araablased ja üleval otsas on ilmselt kristlastest araablased, kes on natukene edukamad olnud. Ja see põgenike panus sinna, see suurendas muidugi seda kosmopoliitsust, linna kosmopoliitsust. Keda seal on peale araablaste veel? Peale araablaste on seal on igasuguseid itaallasi või on olnud veneetslased ja genualased ja piisalased ja siis on seal kreeklasi. Kreeklasi elab Lähis-Idas siiamaani. Ma olen Jeruusalemmas kokku puutunud. Seal mäletamatutest aegadest elanud kreeklastega. Ma arvan, et Beirutis on ilmselt samamoodi mäletamatutest aegadest elanud kreeklasi. Seal on türklasi ja pärslasi ja armeenlasi ja seal on olnud juute, kellest on meil juttu ja siis on prantslasi ja itaallasi, kellest meil oli juttu ja britte on seal alati olemas ja teisi eurooplasi ja ameeriklasi ja nõnda edasi. See, et seal on palju erinevaid rahvaid, tähendab ka seda, et ütleme, edukas Beiruti kodanik, kes tahab hästi oma asjadega Beirutis hakkama saada, ta peab olema teatud määral polüglott. Polüglott, et hakkama saada, araabia keel on loomulikult see esimene keel, aga kasuks tulevad igasugused teised keeled. Seal kandis pikka aega, läbi sajandite, mis keel oli lingua francaks? Itaalia keel. Itaalia keel oli väga pikalt, kuni ütleme 19. sajandi esimese pooleni oli omal moel terve Vahemere lingua francaks. Just tänu see, mis ma siin nimetasin nendele Veneetsia ja Genua ja Piisa kaupmeestele ja kes on seal ja kes siiamaani tegelikult kaubandusega tegelikult. See ei ole kirjanduslik itaalia keel, mis oli lingua francas. See oli eriline pidžin itaalia keel, mis tõenäoliselt erinevates Vahemere osades oli pisut erinev.
On väidetud, et pidžin itaalia keel on üldse kõige vanem pidžin keel siin Euroopa ümbruses. Vist nii palju, kui mina tean, kõige vanem tekst on pärit pidžin itaaliakeelne tekst on pärit 14. sajandist ja jääb mulje, et siis ta on ka juba pikka aega kasutusel olnud. 19. sajandil hakkas vaikselt itaalia keele asemele, või selle kõrvale, tulema prantsuse keel. Prantsuse keel lingua francaks eelkõige just Vahemere idaosas, Beirutis, ja selle üheks oluliseks põhjuseks oli Prantsusmaalt pärit missionäride tegevus. Missionärid, nagu professionaalsetel missionäridel on kombeks, hakkasid koole rajama Liibanonis ja Beirutis ja need olid ja on siiamaani domineerivalt prantsusekeelsed ja praegugi on siiamaani olemas Beiruti eliit. Suur osa Beiruti eliidist on käinud tänaval mitte ainult prantsuse lütseumides ja prantsusekeelsetes keskkoolides Beirutis, vaid nad on üsna tihti ka Prantsusmaa ülikoolid lõpetanud. Ja väga paljudel nii äri- kui ka haritlaskonna hulgas, nii ärieliidi kui ka haritlaseliidi hulgas on prantsuse keel lihtsalt koduseks keeleks, milles nad mõtlevad ja ka räägivad. Ja sellega seoses on selline nähtus olnud ja mingil määral on siiamaani Beirutis nagu identiteedi hübriidsus. Küsimus, kes ma olen? Üks niisugune keskmine haritud Beiruti eliidi hulka kuulub, olgu haritlane, olgu äritegelane. Kui ta küsib, et kes ma olen, siis ta võib vastata, et ta on beirutlane, aga alternatiivne on hoopis see, et ta on araablane. Ja siis võib ta mõelda, et tegelikult ma olen prantslane just, ma olen Prantsusmaal koolis käinud ja prantsuse keeles ma ju tegelikult mõtlengi ja minu ema räägib ka minuga prantsuse keeles, järelikult on see minu emakeel, eks ole. Ja sellise identiteedi hübriidsusega kaasneb ka tegelikult mitme kodakondsuse omamine. Siin ma toon ühe näite, üks kuulsamaid, üks olulisemaid Liibanoni poliitikuid. Me tuleme hiljem veel tema juurde korraks tagasi. Rafik Hariri, sunniit. Ta sai autopommi plahvatuses surma 2005. Ja see põhjustas niisuguse suure ülemaailmse skandaali, see tema surm. Ta on peaminister olnud mõned korrad ja temal oli vähemalt 3 erinevat passi kodus. Tal oli Liibanoni kodakondsus, tal oli Saudi Araabia kodakondsus. Ta oli Liibanonis sündinud, Beirutis sündinud. Saudi Araabia kodakondsus, tal oli ka Prantsuse kodakondsus ka veel olemas. Võib-olla oli tal veel mõned, aga nendest pole eriti juttu olnud. See, et see valitses rahvuste ja keelte paljusus, kodakondsuste paljusus, identiteedi paljusus, sellega kaasnes ka rahvuslik tolerantsus Beirutis. See, mis rahvusest keegi oli, see ei olnud probleem tegelikult. Ja mitte ainult rahvuslik tolerantsus, vaid ka religioosne tolerantsus. Ütleme, Beiruti hiilgeaegadel ei olnud niisugust getodesse jagunemist, et on olemas juutide geto ja kristlaste kvartal ja nii edasi, vaid Beiruti puhul tuuakse näiteks, et seal on olnud kõrvuti täiesti rahulikult mošee, kirik ja sünagoog. See ei olnud mingisugune probleem. Paljudes teistes
islamimaailma linnades ikkagi kirik ja mošee, rääkimata sünagoogist, ei saanud kõrvuti olla. See oli ebaviisakas lihtsalt. Aga Beirutis oli see iseenesestmõistetav. Veelgi rohkem, kui olid kristlastel jõulud, siis nende moslemitest naabrid tulid külla ja soovisid õnne ja kui moslemitel lõppes Ramadan, siis tulid kristlasest naabrid külla ja tähistati ühiselt Ramadani lõppemist. Veelgi enam, Prantsuse mandaadi ajal ja riigi iseseisvuse, eriti riigi iseseisvuse ajal, nii kristlaste kui ka moslemite pühad olid riigipühadeks. Niimoodi. See niisugune tolerantsus ja üsna tavaline oli see, et ka mõni kristlane astus mošeesse sisse, ta võis palvetada seal. Ja samuti moslem võis minna kirikusse palvetama. Kui me Süüria juurde jõuame, siis ma võin, seal saab mõned näited tuua, kus sellised religioossed hoiakud kehtisid vähemalt veel 20 aastat tagasi. Kas see nüüd ka on, seda ma ei tea. Aga nii. Aga selline tolerantsus ja religioossete piiride, ütleme omal moel hägusus, see hakkas tegelikult murenema kusagil 19. sajandi keskpaigas. Just nimelt nende samade missionääride tulekuga. Missionäärid hakkasid eelkõige muidugi kristlastele selgeks tegema, et te olete ju kristlased, teil on olemas oma kindel identiteet. Ja see tähendab seda, et missionääride üks tegevus oli suunatud nende religioossete piiride või religioossete rajade fikseerimisele, selgeks tegemisele inimestele. Et kristlane ei lähe ju mošeesse, see ei ole õige, kristlane käib kirikus, selleks on kirikud olemas. Ja see oli just, ütleme, see missiooni tulemus oli see, ega see tolerantsus, küll parajasti kodusõda ei ole, siis see tolerantsus mingil moel kehtib tänaseni, vähemalt mõnedes piirkondades, aga missionäärid aitasid kaasa tublisti selle vähenemisele. Mis veel? Peale tolerantsuse iseloomustas, aga võib-olla tolerantsusega seoses ka, iseloomustas Levandi linnu lõbustusasutuste olemasolu. Sadamalinnad, enamusest peale Aleppo, kõik olid sadamalinnad, sadamates on kõrtsid olemas. Kui moslemid tahtsid endale sadamalinnu, kus käiksid välismaa laevad, siis nad olid sunnitud ka seal kõrtsusid lubama. Ja Beiruti kõrtsud on kuulsad, kurikuulsad, juba sajandid olnud, juba paarsada aastat tagasi sinna sattunud rännumehed kirjeldasid, et küll on vahvad kõrtsid Beiruti sadamas ja kui ilusad muusikat seal kuuleb ja kõik on see vahva, olemas lausa paradiis. Veel üks oluline asi, mis Beirutit iseloomustab, on raha. Pangad, Beiruti pangad on väga kuulsad. Kuni Liibanoni kodusõjani ka suur osa väga jõukaid araablasi, naftašeiki ja teisi, hoidsid oma raha Beiruti pankades. Beiruti pangad olid usaldusväärsed, kindlad, saladusi nad ei avaldanud. Neid Beiruti pankasid on võrreldud Šveitsi pankadega, kuhu võib oma raha nii ära kaotada, et keegi teine ei näe seda. Nii et ütleme veel kuni 1952. aastani mingil määral konkureeris Beiruti kui Araabia finantskapitaliga Aleksandria. Aga selle asja pööras kõik Beiruti kasuks keegi kolonel Nasser, kes Egiptuses võimu võttes natsionaliseeris, ta oli väga kange sotsialist. Ta oli alguses oli ta väga kange natsionaalsotsialist,
aga hiljem oli ta väga kange Nõukogude tüüpi sotsialist ja ta natsionaliseeris kõik pangad ära ja loomulikult, kes hakkab sotsialistlikus pangas oma suuri naftarahasid hoidma. Nii et Beirut jäi valitsevaks. Kui palju praegu, ma ei oska öelda, nüüd pärast kodusõda, kui usaldusväärsed ja nüüd on muidugi, ütleme, Pärsia lahe riikides endas tekkinud ka väga võimsad pangad. Aga Beirut ei ole sugugi sattunud sinna Aleksandria staatusesse, et sealt üldse raha ei liigu, aga teised on ka olulised pangakeskused. Veel, mis on Beirutis, Levandi linnas Beirutis olulised, on koolid. Ma seda mainisin juba, et missionäärid tulid, aga Beirutis rajati suur hulk igasuguseid koole, enamuses prantsusekeelseid, aga ka inglisekeelseid koole, sest sinna tulid ka 19. sajandil mõni aeg pärast prantsusekeelsete katoliku missionääride tulekut tulid sinna Ameerika ja inglisekeelsed presbüterlaste ja kongregatsionalistide missionäärid, kes rajasid ka väga edukalt tegutsevaid koole. Vot selle Prantsuse missionäride koolidega tuleb muidugi üks niisugune torge teha Prantsuse 19. sajandi, 20. sajandi alguses sekulaarsele valitsusele, kes Prantsusmaal olid nad hästi kirikuvaenulikud. Nii palju kui said, nii palju tegid takistusi kirikule, aga kui välismaal läks asi, kui läks missiooni Prantsuse katoliiklaste missiooni tegevusele, näiteks Beirutis, siis Prantsuse Vabariik toetas nii palju neid missionääri kui veel võimalik, et ühesõnaga niisugune kahekordne suhtumine kirikusse. Kodumaal sai neid peksta, aga välismaal tuli neid toetada. Prantsusmaa ei ole muidugi ei ole mingi erand selles osas. Mulle tuleb väga selgesti meelde Nõukogude aeg, kus Vene ortodoksne kirik sai, eriti kui ta juhtus väljaspool Moskvat või Leningradi olema, sai kohalike võimude käest kogu aeg klobida nii palju kui võimalik ja veelgi rohkem. Aga kui välismaal oli asi, siis Nõukogude võim toetas kiriku tegevust igatpidi. Mitte ainult moraalselt, vaid ka rohkem. Nii et Beirut on omal moel hariduse pealinn ka. Teate, mitu ülikooli praegu Beirutis tegutseb? 37. See on üsna soliidne arv, kui mõelda sellele, et palju Liibanonis üldse elanikkond on. Kas ta ei olnud kuskil midagi 7, või oli 5 miljonit millegagi? Ühesõnaga, jah, kuskil vist 5-6 miljoni vahel ja väljaspool Beirutit on ka olemas veel ülikoole, aga 37 ülikooli on vähemalt 37 kooli, mis väidavad enese olevat ülikoolid. Nii et kui mõelda selle peale, et jätame selle hetkeks, selle kodusõja jätame kõrvale, aga kuni kodusõja ajani enamus teisi Araabia maade pealinnu olid tegelikult, Araabia maid olid tegelikult politseiriigid. Iisrael oli hoopis omaette nähtus, väga euroopalik ja Beirut oli ainus Lähis-Ida riik, mille kohta ei saanud öelda, et oleks politseiriik olnud, kus olid üsna suured intellektuaalsed vabastused, kus oli kirjastused said vabalt tegutseda. See tähendas seda, et paljud Araabia kirjanikud kolisid, näiteks Egiptusest või Süüriast, kolisid Beirutisse, kus nad said vabalt tegutseda. Kus anti suurel hulgal, ja ma arvan, et siiamaani tegelikult antakse välja suurel hulgal araabiakeelset perioodikat ja üsna vabalt, isegi ma arvan, et kodusõja ajal ja pärast kodusõda on see vaba ajakirjanduse traditsioon teatud määral säilinud. Nii palju, kui ma olen lugenud Euroopa ajakirjanike mälestusi sellest kodusõja ajast, ükski pool ei hakanud tsenseerima, nad ei tulnud selle peale, et tuleks meediat tsenseerida üldse. Niimoodi. Ma jõudsin juba meedia juurde. Kuna ta on olnud ja mingil moel on siiamaani niisuguste suurte vabaduste linn, siis ja kuna seal on
kõrtsid olemas, mis on väga olulised meediatöötajate jaoks. Baarid, hotellid, restoranid, kus saab tööd teha, siis on ta niisugune omal moel Lähis-Ida pressipealinn, pressikeskus, kust ajakirjanikud loodavad ja ilmselt on nad ka saanud kõige rohkem teavet üldse Lähis-Ida kohta Beirutis. Seal liigub kõige rohkem infot, saab kõige paremini kätte. Seal ei ole vaja karta, mingil määral ikka, aga mitte eriti, politsei repressioone vabade mõtete vahetamise eest. Nii et ta on nagu ka pressilinn olemas, kus saab kõige paremini teavet ja kui ta on pressilinn ja koht, kus saab kõige paremini teavet, siis järgmine samm on, mis pealinn ta veel on siis? Ta on spionaažipealinn. Seal on niimoodi, et Beiruti kesklinna baarid ja restoranid, kus ajakirjanikud istuvad ja informatsiooni vahetavad, istuvad ka spioonid, kes ka samuti samamoodi koguvad informatsiooni. See kõik liigub. Ja loomulikult, kui parajasti ei sõdita seal kandis, siis ta on ka turismi pealinn. Vahetult enne, kui see koroona asi siia maailma tuli, ma plaanitsesin ka Liibanoni minekut ja ma vaatasin neid võimalusi. Seal oli ikka hästi palju, pakuti välja igasuguseid võimalusi Beirutis elada ja siis iga päev kuskile Liibanoni mõnda huvitavasse kohta minna. Kuna ta on kirjanike linn, kirjastajate linn, ajakirjade linn, hariduse linn, siis ei ole ka imestumisväärne, et ta on niisuguse asja nagu Nahta sünnilinn. Artikliga An-Nahta. Nahta, see on 19. sajandi teises pooles tekkinud, see tähendab valgustamine või ärkamine, see tähendab Araabia ärkamise, Araabia renessansi sünnikoht. See, et oma Araabia kultuuri juurte taasavastamine, see sai alguse just 19. sajandil seal Beiruti koolides ja ajakirjade toimetustes ja kirjanike hulgas. Tõsi, see Araabia renessanss, Araabia eneseteadvuse, oma kultuuri, etc. Selle taasavastamine on mõnes mõttes kosmopoliitsuse vastu. See tõmbab mõningal määral piirjooni, eks ole. Meie oleme araablased, oleme meie keel on see, millest Allah räägib. Jumal mõtleb araabia keeles. Järelikult meie keel on kõige võimsam. See mingi inglise, prantsuse keel, need pole mitte midagi võrreldes araabia keelega. Koraan on araabia keeles ju. Aga Beirutis on veel teisi haavatavusi, selle levantliku maailma haavatavusi. Üks on see araabia rahvusluse sünd, eks ole. Ta tekkis haridusasutustes ja omal moel Euroopa eeskujude järgi, sest 19. sajand Eesti rahvuslik ärkamine ja paljude teised rahvuslikud ärkamised Euroopas. Aga Beirutis on veel teisi haavatavusi. Beirut hariduse, rikkuse, pankade, raha, kõrtside, restoranide, hotellide linn ja siis see Beiruti tagamaa, need külad seal taga, mägedes, kus inimesed enamus ei osanud üldse kirjutada ja seetõttu tekkis niisugune vastuseis sellisele alalhoidliku araabia, islami ja teiselt poolt valgustatud, haritud, jõuka euroopaliku islami vahel. Selline vastasseis ja pinged. Beirut ja tema tagamaad.
Teine väga oluline pingete allikas oli, Beirutis oli ja on siiamaani omal moel. Beirut kui pankade, kaupmeeste linn oli kapitalistlik linn. Kapitalism tekitab alati vähemalt teatud osas inimestes sotsialistlikke mõtteid. Eriti kui nad on ülikoolides käivad. Kui neil ülikoolid jäävad pooleli näiteks, siis nad on veel eriti sotsialistlikud. Aga vaba ajakirjandus samuti. Pange ajakirjandusele tsensuur peale, sotsialism levib kohe palju vähem. Aga kapitalistlikus ja levantiinlikus maailmas ei saa panna, see ei saa niisugust tsensuuri kehtestada, sest see on vaba kaubandusega omal moel vastuolus. Vaba kaubandus, selles mõttes vaba kapitalistlik kaubandus omal moel saeb seda oksa, mille peal ta istub, aga see on niisugune, sinna ei saa midagi parata. Kui te kehtestate tsensuuri, siis kaob vabadus ära. Ja kui te vabadust lubate igatpidi, siis paratamatult hakkavad sotsialistlikud pahempoolsed mõtted ajakirjades levima, ülikoolides levima ja nõnda edasi. Nii et ta oli ka Araabia sotsialismi, kas pealinn nüüd, aga ikkagi oluline Araabia sotsialismi keskus ja selles mõttes ma võiks öelda, et üks tüüpilise näite, doktor Georg Habash. Kas see nimi ütleb teile midagi? See on ilmselt minu põlvkonna inimestele, kes 60. aastatel Nõukogude ajakirjandust lugesid. Võib-olla see nimi ei ole väga tundmatu. Georg Habash. Ma leidsin kõige naljakama foto, mis ma leidsin, panin siia üles, mis ma internetis leidsin, seal on palju soliidsemaid fotosid temast, aga võib-olla see teda mõnevõrra iseloomust. Ta oli tegelikult Palestiinast pärit, aga ta lõpetas Beiruti Ameerika ülikooli arstina ja väidetavalt oli ta oma aastakäigus kõige andekam lõpetaja üldse. Aga inimeste elupäästjana on ta väga vähe töötanud, kui ta üldse arstina kunagi töötanud on. Sest temast sai üks Palestiina araablaste geriljapealik. Nagu see eesnimi viitab, ta ei olnud moslem, ta oli kristlane. Minu mäletamist mööda idaortodoksne kristlane, idaortodoksest kirikust pärit. Ja ta oli juba 50. aastatel oli ta Palestiina araablaste üks juhte. Hiljem oli ta, siis kui Palestiina vabastusorganisatsioon PLO sündis, siis ta oli üks nendest juhtidest. Tema puhul isegi võib öelda, et ta konkureeris omal moel Yasser Arafatiga. Aga Arafat sai suurema populaarsuse või oli kavalam lihtsalt kui Habash. Aga Habash oli ekstremistlikum. Habash ilmus ka Nõukogude ajalehtede veergudele seoses 60-70 aastasel lennukite röömisega. Lennukite röömisega võeti pantvange ja esitati nõudmisi. Habash oli sellega seotud. 1970 tekkis niisugune organisatsioon, omal moel salapärane organisatsioon, Must September. Must September, salapärane selles mõttes, et ühed ütlevad, et ta oli tegelikult Palestiina vabastusorganisatsiooni üks allorganisatsioon. Sest see PLO on tegelikult niisugune katusorganisatsioon, mis haarab endasse siiamaani väga erinevaid seltskondi ja liikumisi ja organisatsioone. Teised ütlevad, et ei, see oli üks, et ta oli väljaspool seda PLO-d, aga tundub, et ta ikkagi oli, tähendab, et ta oli sündinud Palestiina vabastusorganisatsiooni sees ja tal ikkagi sidemed jäid. Kui mu mälu mind ei peta, siis see Must September. Miks ta nimi Must September on? Seda ma räägin siis, kui me läheme sõja juurde.
Must september, kui mu mälu mind ei peta, siis ta oli seotud 1972 Müncheni olümpiamängudel selle massimõrvaga, mida palestiinlased seal tegid, kui nad tapsid Iisraeli delegatsiooni sportlasi terve suure hulga ära. Ja ta oli niisugune, ta oli äärmuslik marksist sealjuures. Äärmuslik marksist, ta oli väga niisugune marksistlik, leninlik tegelane. Ja suur osa see PLO-st ongi ju Palestiina vabastusorganisatsioonist, mitte kõik, aga märkimisväärne osa on sealt üks omal ajal oli väga nõukogude orientatsiooniga. Ma ei tea, ma ei ole kuulnud, et Habash ise, aga päris mitmed gerilja pealikud said väljaõppe mitte Nõukogude Liidus, vaid Karlovi Varis, Tšehhoslovakkias, kus neid ikkagi ka põhimõtteliselt Nõukogude poolt koolitati. Nii et nüüd me olemegi tegelikult jõudnud juba Liibanoni kodusõja juurde, sest PLO mängib seal olulist rolli, vähemalt esialgu. Nii et kui Beirutist, selle sõja käigus Beirutist kui äripealinnast ja lõbustuste linnast sai Lähis-Ida mõrvade pealinn. Nii, ja lähemegi teise tänase loengu osa juurde, Liibanoni kodusõda. Miks ma siin selle loengusarja sees üldse Liibanoni kodusõjast räägin? Esiteks sellepärast, et ma lubasin rääkida, kunagi ma olen selle veksli välja andnud, et kui Liibanoni lõpetuseks natukene rääkida kodusõjast. Ja teiseks sellepärast, et kaugelt vaadates see sõda oli justkui religioonisõda, religioonide vaheline sõda. Sest seal olid sunniidid tapsid kristlasi ja kristlased tapsid šiiite ja šiiidid tapsid druuse ja nii edasi, kõik vastastikku. Ja oli, et nende erinevate võitlevate fraktsioonid kujunesid välja religioone pidi. Religioonid olid justkui need piirjooned nendel erinevatel võitlevatel rühmitustel. See on kaugelt vaadates, kui lähedalt vaatama minna, siis tegelikult ma arvan, et seda ei saa päris religioonisõjaks nimetada. Sellepärast, et need erinevad nende võitlused šiitide ja sunniitide, šiitide ja kristlaste, etc., need võitlused ei käinud tegelikult religioossete ideede ja arusaamade pärast. Sunniitide sõjaline eesmärk ei olnud šiiite tagasi tuua õige islami juurte ja nii edasi. Ja samuti ei olnud seal võitlus tegelikult pühade paikade pärast, nii nagu näiteks, kui te mäletate, meil oli siin kunagi juttu Krimmi sõjast 19. sajandi keskpaigas. See Krimmi sõda oli omal moel religioosne sõda, sest ta vähemalt sai alguse, sellepärast, et kellel on õigus Petlemma sünnikiriku peale. Sellepärast tekkisid seal konfliktid ja siis see valgus edasi, see võitlus püha paiga pärast, kes saab selle endale, kas katoliiklased või vene ortodoksid. Ja siis tapeti 1 000 000 meest maha selleks, et seda väikest sünnikirikut seal endale saada. Niisugust võitlust seal ei olnud, seal oli tegelikult, Liibanonis oli ikkagi võitlus võimu pärast ja lihtsalt need võitlevate gruppide moodustasid religioossete rahvusrühmade ümber. Ja teiseks seal olid lõpuks ka veel isiklikud ambitsioonid, näiteks šiiidid sõdisid šiitidega, šiidid tapsid šiite, sellepärast et ühe rühmituse juht tahtis rohkem
võimukas olla kui teine šiitide juht. Samamoodi oli maroniitidel. Maroniidid tapsid maroniite nii palju, kui jaksasid ja veelgi rohkem. Seal ka isiklikud ambitsioonid klanni pealike puhul. See Liibanoni kodusõda, ma siin toon ära lühikese kronoloogia. Lühikese kronoloogia ajalise raamistiku. See sõda ise kestis 15 aastat, Liibanoni kodusõda. Ja mõned olulisemad aastaarvud siin või perioodid, kusjuures te näete, tegelikult paljud asjad siin lähevad välja sellest esialgsest ajalisest raamistikust ja ametlikult see kodusõda lõppes 1990, sõlmiti Taifi kokkulepe ja sõjategevus lõppes 1990, aga päriselt ei ole lõppenud. Need pinged seal sees on omal moel edasi ja kõik see aeg kuni tänaseni välja, seal aeg-ajalt ikkagi tekib relvakonflikte, kuskil kedagi tapetakse, 100 inimest saab surma. Keegi kuskil plahvatab autopomm, keegi poliitik mõrvatakse. See seedrite revolutsioon, see tekkiski selle tuntud sunniidist poliitiku atentaadi tagajärjel. Ja lõpuks siis, kui 2003 tekkis Gaza sõda, siis Hezbollah lõi põhja poolt kaasa sellesse sõjasse ja nagu te mäletate, et eelmisel aastal Iisrael tegi tegelikult üsna efektiivselt. Ei saaks öelda, et ta täiesti likvideeris, aga andis väga tugeva hoobi Hezbollah'le, nii tugeva hoobi, et Süüria valitsus kukkus kokku. Assad pidi ilmselt kui see Iisrael ei oleks seda lööki andnud Hezbollah'le, siis võib-olla siiamaani oleks Assad edasi, sest tema väga oluline tugi Süürias oli just nimelt Süürias tegutsev Hezbollah, üsna suur ja võimas üksus, aga tundub, et Hezbollah kui niisugune kaartimaja kukkus sellest löögist üsna palju kokku. Nüüd, seda nimetatakse Liibanoni kodusõjaks, civil war. Päris klassikalisest ja puhta definitsiooni järgi päris kodusõda ei ole, sest seal on üsna palju välismaa tegureid, välismaiseid vägesi on osalenud. Palestiina vabastusorganisatsioon, mis ei ole Liibanoni kodumaine osa, siis on seal Iisraeli invasioon. Iisraeli invasioon üsna pikk. Süüria okupatsioon, mis sai alguse 1976 ja lõppes tegelikult seedrite revolutsiooniga 2005. Süüria mängis väga olulist rolli. Vahepeal olid seal USA merejalaväelased ja prantslased, Prantsuse üksused, ÜRO, rahvusvaheline välisriigid saatsid sinna rahu hoidmiseks USA, Prantsuse, Itaalia ja Briti üksused, kes tegelikult ei saanud hakkama selle rahu hoidmisega. Nii nagu ka Süüria tegelikult, olgu, läheme edasi siis. Et see on niisugune, ja seal on suured rahad Iraanist on mõjutanud seda sõda ja relvastus Nõukogude Liidust. Nõukogude Liidust saati väga palju relvi nii süürlastele kui ka mõnedele teistele üksustele Liibanonis koos instruktoritega, sõjaväeinstruktoritega. Kui palju need instruktorid tegelikult sõjategevust osa võtsid, see on niisugune lahtine asi. Niimoodi. Nii et see on ka niisugune mitte ainult kodusõda. Miks siis, kuidas see sõda alguse sai? Mis on see põhjuseks? Meil on juttu olnud sellest, et 1943 sõlmiti rahvuslik kokkulepe, et teeme oma parlamendi ja teeme oma valitsuse, otsustasid liibanonlased erinevad grupid,
kus presidendiks saab maroniit ja peaministriks peab alati sunni moslem olema ja parlamendi spiikriks peab olema šiia moslem ja druusidel olid seal omad kohad relvajõududes ja nii edasi. Ja parlamendi koosseisus võeti aluseks 1932 toimunud rahvaloendus, mille kohaselt kristlasi oli üle 50%, see tähendas siis ka, et parlamendis peab üle 50% kohtadest olema kristlaste jaoks. Iga religioosne grupp sai oma arvu parlamendisaadikuid. Aga see oli aastal 1932, kui need proportsioonid olid sellised. 70 aastate alguseks olid moslemeid tublisti üle poole, aga parlamendis oli neil alla poole kohtadest ja tekkisid niisugused pinged ja maroniidist presidendil oli väga suur võim, palju suurem võim kui sunniidist peaministril ja nõnda edasi tekkisid poliitilised pinged. Teiseks oli Liibanoni riigivõim oli üsna nõrk. Üsna politsei ja kaitsevägi olid üsna nõrgad, viletsasti organiseeritud. See tähendas seda, et erinevad grupid hakkasid ise rajama endale relvarühmitusi, et oma huvisid kaitsta. Riik ei saa sellega hakkama, me peame endal ise püssid muretsema ja oma huvisid püssidega kaitsma. Neid gruppe oli seal päris mitmeid, aga üks suurimaid oli Liibanoni rahvuslik liikumine, niisugune organisatsioon. See oli eelkõige vasakpoolsed, see oli opositsioonis, see oli valitsusega opositsioonis, sest valitsuse määras ära maroniidist president, kristlased. Valitsuses oli jäme ots kristlaste käes seal. Ja seetõttu see Liibanoni rahvuslik liikumine, kus olid vasakpoolsed, pan-arabistid, Süüriat pooldavad grupid, kommunistid, Nasseri pooldajad, etc., nemad tegid endale relvaorganisatsiooni. Seal oli ka druuse sees. Meil on siin varem juttu olnud sellest, et šiitidel oli juba tol ajal oma organisatsioon Amal, Hizbollah tekkis natukene hiljem. Ja siis oli maroniitidel oli ka mitmeid erinevaid organisatsioone, relvarühmi, aga kõige tugevam maroniitide organisatsioon oli Liibanoni sotsiaaldemokraatlik partei, kelle kohta tänapäeval kõik teatmeteosed üksmeelselt ütlevad, et oli äärmiselt parempoolne organisatsioon, see sotsiaaldemokraatlik partei. Nii et mõelge selle peale, et need nimed ei tähenda midagi ja see parempoolsus, vasakpoolsus on ka niimoodi, et vastased nimetatakse parempoolseteks, oma pooldajad vastakpoolseteks või vastupidi siis, et need ei pruugi sisuliselt mitte midagi öelda. Ja neid maroniitidest sotsiaaldemokraate nimetatakse ka falangistideks. See on Hispaania frankoaegne sealt pärit mõiste, nii et nendel sotsiaaldemokraatide eeskujuks oli omal moel Franco. See liikumine tekkis juba 30. aastatel, Franco ajal niimoodi. Ja 1970-71 ilmub Liibanoni uus oluline mängija. 60. aastatel sündis Palestiina vabastusorganisatsioon, mille etteotsa sai 60. lõpus sai Arafat. See 70. aastaks, tol ajal 60. lõpus 70. oli nende peakorter Ammanis, Jordaanias. Ja mitte ainult peakorter, vaid neil olid oma väed hakkasid tekkima ja mitte ainult lihtsalt mingid geriljaüksused, vaid neil oli ka raskerelvastusega väge. Kahureid ja tankide osas ei tea, aga ma ei imestaks, kui neil ka tankid oleks olnud. Ja mis nad hakkasid Ammaanis tegema? Ammaanis valitses kuningas Hussein. Mida nad hakkasid Ammaanis tegema? Nad hakkasid kuningat ignoreerima, üldse tervet Jordaania valitsust ignoreerima. Ja 1970 suvel, sügisel oli enam-vähem selge, et nad tahavad riigipööret teha
Jordaanias ja kuningas ei jäänud seda ootama, vaid kuningas ja teda toetav sõjavägi astus Palestiina vabastusorganisatsioonile vastu. Ja see on see must september 1970, kus Ammanis ja mujal Jordaanias käisid lahingud Palestiina, ei saaks öelda Palestiina araablaste ja Jordaania araablaste vahel, sellepärast et see on omaette teema, mida siin ei saa praegu käsitleda, aga minu hinnangul Palestiina araablaste ja Jordaania araablaste vahel ei ole väga selget eraldusjoont. Sest kui me räägime Palestiina araablastest, me räägime suuresti läänekalda araablastest. Aga kui on olemas läänekallast, siis on ka idakalda araablased olemas, kes on ainult, Jordani jõgi on seal, ma ei tea, Keila jõgi on palju suurem kui Jordani jõgi seal. Tähendab, et läänekalda ja idakalda araablased minu hinnangul on tegelikult ajalooliselt ühe sama identiteediga. Aga see on pikk lugu ja seda me siin ei saa seda rääkida. Ühesõnaga, et kuningas Hussein oli sõjaliselt edukas. Yasser Arafat ja tema vabastusorganisatsiooni armee sai lüüa. Ma mäletan seda, et kui nad põgenesid ära ja nad leidsid uue korteri, uue asukoha Liibanonis, eriti Liibanoni lõunaosas. Sest näiteks see Liibanoni rahvuslik liikumine, see pahempoole araablaste liikumine, mida ma siin nimetasin, mis oli niisuguse marksistliku ja panarabistliku ja nasserliku ja kommunistliku orientatsiooniga, see oli väga Palestiina sõbralik, väga Arafati sõbralik, nad võtsid meelsasti neid vastu. Ja valitsus ka võttis nad, aktsepteeris neid, sest Süüria ei tahtnud neist midagi teada. Egiptus siiamaani ei taha mitte midagi teada Palestiina araablastest. Need piiri ülekäigud Gaza ja Egiptuse vahel on siiamaani ju suletud. Niimoodi ja seda septembrit 1970, kus nad said kõvasti lüüa, seda nimetatakse, araablased nimetavad mustaks septembriks, Palestiina araablased nimetavad. Ja sellest tekkis, selle nime võttis ka see üks niisugune äärmuslik terrororganisatsioon, mille üks rajajaid oli Georg Habash, kellest meil oli siin varem juttu. Nii, ja nüüd kui 70. aastate esimesel poolel Arafat ja tema sõjavägi oli tulnud Liibanoni. Neil Liibanonis juba varasemast ajast, juba 40. aastate lõpust, kuni siiamaani on olemas hulk Palestiina põgenike laagreid olemas. Ja loomulikult need Palestiina põgenike laagrid on suurepärane pinnas uute võitlejate leidmiseks. Nii et Arafat ja tema pooldajad leidsid üsna soodsa pinnase Liibanonis, eriti lõunapoolses osas. Lõunapoolne osa meeldis neile rohkem, sellepärast, et see on vastu Iisraeli, Põhja-Iisraeli, Galileaga ja sealt oli hea, niimoodi, omad nimetaksid vastupanuliikumist organiseerida, vastased nimetaksid terroriliikumist, terrorismi organiseerida. Ise valige, kumma sõna te tahate. Nii et tegelikult Arafati ja tema mehed, ega nad ei olnud meelt parandanud. Nad hakkasid umbes samamoodi käituma Liibanonis kui Jordaanias. Kiusatus oli suur, sest neil olid üsna tugevad relvaüksused ja nagu ma nimetasin, Liibanoni riigi struktuurid, politsei ja kaitsevägi olid üsna nõrgad. Ja esimesed, kes reageerisid sellele Palestiina araablaste võimu kogumisele, olid just nimelt maroniidid, Liibanoni maroniidid.
need, keda me siin nimetasime falangistideks. Nende vahel tekkisid 75. aastal tekkisid relvakonfliktid, vist nii palju, kui mul infot on, esimesena ründasid falangistid palestiinlaste laagrid, selle peale PLO tegi karistusoperatsiooni kristlaste küladele ja väikestele linnadele ja siis tegi talle falangistid suurema ja nii see lumepall hakkas veerema ja saigi alguse Liibanoni kodusõda, alguse maroniitide ja Palestiina vabastusorganisatsiooni vahel. Ja see Liibanoni rahvuslik liikumine, millest ma siin alguses rääkisin, seal oli veel teisi organisatsioone, aga ma ei hakanud neid nimetada, neid on palju ja see on väga, väga kirju pilt tegelikult. Ma püüan lihtsalt põhistruktuuri sellest asjaloost välja tuua. Liibanoni rahvuslik liikumine hakkas toetama PLO mehi. Nii et see asi läks juba suuremaks ja üks niisuguseid, ütleme omal moel kurvemaid sündmusi selle sõja algusest peale on roheline joon Beirutis. Beirutis traditsiooni järgi see idapoolne Beiruti osa, seal on tavaliselt elanud rohkem kristlasi ja läänepoolses osas on elanud rohkem moslemeid, eriti sunnisid. Ja nende kahe vahel on väga tähtis niisugune äritänav põhjast lõunasse, mille nimi on Damaskuse tänav. Damaskuse tänav ja selle Damaskuse tänav, see muutus tänavaks, kus ei tohtinud ennast näidata. Ühel pool olid ühe poole võitlejad, teise poole võitlejad, kes pahaaimult sinna tänavale läks, kogemata ta sai kuuli endasse. See muutus niisuguseks vahetsooniks, surnud tsooniks, see oli niisugune väga ilus äritänav olnud ja siin on üks pilt sellest, ta on lihtsalt džungliks või metsaks muutunud kodusõja teises pooles, sest ta on maha jäetud piirkond. Siin on üks pool, teine pool, kummalgi poolel elanikke ei ole. Ületamine, selle rohelise joone ületamine on, seal oli aeg-ajalt organiseeriti kokkuleppes, et vot sel kellaajal sealt tohivad minna need, eks ole. Ja siis inimesed mõnikord panid endale valged kitlid selga, nad kas olid meedikud või mängisid meedikuid, et sealt läbi saada ja see on terve suur lugude kogumik on olemas, kuidas seal igasuguseid nippe mõeldakse, kuidas seda rohelist liini või joont ületada. See oli roheline, nagu te näete, tegelikult sõna otseses mõttes, ta oli võssa kasvanud kõik, sest seal mingisugust erilist liikumist ei olnud. Nüüd, kui see sõda oli alles niimoodi värske, siis tollane Liibanoni president pöördus abi saamiseks Süüria poole, et tulge aidake, meil on siin need palestiinlased, kes kõik asjad ära rikuvad. Ja süürlased hõõrusid käsi, ütlesid, me kohe tuleme appi ja tuligi üsna suur Süüria armee üksus, 1976 tuli. Seda enam, et Süüria ise tahtis ka arveid õiendada PLO-ga, sest Süüria ei ole üldiselt Arafatiga ja tema meestega kunagi hästi läbi saanud. Niimoodi. Ja Süüria, esiteks tähendab Süüria kohta on mõnikord öeldud, et nad on illegaalselt sinna tulnud. Tegelikult ei ole päris, neil on oma legaalne alus olemas. Esiteks see, et Liibanoni president kutsus nad appi korda hoidma. Tulge ja meie riik on suur ja rikas, aga korda meil ei ole. Tulge ja valitsege meie üle. Mäletate, kus see võetud on? See Vene kroonikast. Kiri normannidele või vikingitele. See umbes samamoodi ka liibanonlased olid hädas. Ja teiseks, kui nad olid mõnda aega seal olnud süürlased,
Ja süürlased esialgu nagu püüdsid distantseerida ennast, püüdsid tõepoolest rahu hoida. Aga üsna ruttu läks see käest ära neil. See on kõikidega rahuhoidjatega tavaliselt niimoodi, et nad tulevad rahu hoidma ja siis üks pool hakkab neil rohkem meeldima kui teine ja ongi läinud see asi. Aga neil on teine legaalne alus ka, üsna varsti Araabia riikide organisatsioon palus Süürial, andis talle mandaadi hoida rahu seal ja luua rahu. Nii et vähemalt sõja teatud perioodil oli Süüria väed olid seal täiesti legaalselt olemas. Tõsi, hiljem nende legaalsus kadus ära ja nüüd edasi, nagu ma ütlesin, Palestiina vabastusorganisatsioon oli suuresti kontsentreerunud Liibanoni lõunapoolsetele aladele, kus ta aeg-ajalt ühel või teisel moel kimbutas Iisraeli. Iisrael aeg-ajalt andis vastulööke, aga lõpuks 82 ta tungis sisse Liibanoni täie jõuga ja üsna ruttu jõuti Beiruti juurde. Ja Beiruti nagu te näete, see läänepoolne osa, see on kogu aeg moslemite osa olnud, ta jõudis siia alla linna äärde, PLO-mehed taandusid siia lääne ossa ja Iisrael võttis selle lääne osa piiramisrõngasse või ühesõnaga. Ja üldiselt oli olukord niisugune, et Arafatil väga palju lootust enam ei olnud. Tähendab, Iisrael oli väga suurte jõududega Arafati vastas, Arafatil kusagile taganeda enam ei olnud, tema jõud olid ikka üsna väikesed võrreldes Iisraeli jõuga. Ja mis siis juhtus? Kas Arafati vägi hävitati ära Iisraeli poolt või mitte? Juhtus see, mis mõnigi kord juhtub, rahvusvahelised suured riigid hakkasid, Arafati ikka ei tohi ära hävitada. Ja pidasid läbirääkimisi ja sõlmiti leping, et Arafat ja vabastusorganisatsioon kaovad ära Liibanonist. Järgmine koht, kuhu nad lähevad, pannakse laevade peale, lähevad Tuneesiasse. Ja Iisrael kehitas õlgu ja lepitigi kokku ja läksidki. Ja siis selleks, et need Arafat ja tema 10 000 võitlejad saaksid rahulikult siin laevade peale minna ja Tuneesiasse purjetada, toodi sisse rahvusvahelised väeosad. Eelkõige Ameerika merealaväelased, aga ka natukene britte, prantslasi ja itaallasi. Ja Arafat ja tema mehed enamuses läksidki minema. Mingid jäljed jäid alles, sest need põgenikelaagrid on tänaseni olemas ja sealt on alati tulnud Palestiina võitlejaid. Aga põhimõtteliselt Iisrael oli saavutanud selle, mida ta tahtis. Palestiina vabastusorganisatsioon läks piiri juurest minema. Maroniidid võisid ka öelda, et tahtsimegi seda saada, saime lahti nendest. Aga sõda sugugi ei lõppenud, nüüd hakkasid omavahel need fraktsioonid võitlema. See toimus 82. Arafat ja tema mehed läksid 82 minema. Kui te meenutate, kui me käsitlesime šiite Liibanonis, siis oli meil juttu, et 82 sündis üks organisatsioon, Hezbollah. See tähendab, ühed terroristid läksid ära, just samal päeval teised tulid asemele, Hezbollah. Igatahes need võitlused kestsid edasi kuni pikka aega veel. 1983 korraldati Ameerika merejalalväelastele ja Prantsuse kasarmutele, kes seal need olid rahuhoidjad, neil tehti väga võimsad enesetapu terroristide rünnakud. Seal sai üle 200 Ameerika, ma vaatan, 241 Ameerika merejalaväest sai korraga surma, lihtsalt veoauto sõitis kasarma juurde ja plahvatas
terve veoauto täis laskemoona, lõhkeainet ja midagi sarnast ka prantslastega, nii et mõne aja pärast kõik nad läksid sealt minema, tõsi, paari aasta pärast. Iisrael ka, see kokkulepe, kui Arafat läks minema, siis see kokkulepe, mis USA ja teiste lääneriikide vaheldusel sõlmiti, see puudutas ka Iisraeli ja Iisrael tõmbas tagasi nii-öelda turvatsooni, luues Liibanoni piiri sisse turvatsooni 19 kilomeetrit, see tähendab 12 miili Iisraeli piirist, see Lõuna-Liibanoni tsoon, see jäi Iisraeli kätte. Siin on igasuguseid väikseid ja suuremaid sõjategevusi erinevate gruppide vahel 80 aastatelgi, aga ma jätan need kõik vahele. Igatahes Araabia maailm oli ühelt poolt huvitatud rahu sõlmimisest Liibanonis, eelkõige eesotsas Saudi Araabiaga. USA oli huvitatud sellest. Ja tegelikult, kes olid väga huvitatud, need samad Beiruti ärimehed. Beiruti ärimehed lihtsalt ei saanud äri teha. See majandus käis täiesti alla. Ja siis sõlmitigi Taifis. Taif on üks väike koht Saudi Araabias 1989 sõlmiti Taifis Taifi lepe, mis ja alates aastast 1990 hakkas kehtima Liibanonis rahu. Selle lepingu kohaselt muudeti nüüd seda poliitilist struktuuri. Esiteks parlamendis, varem oli kristlastel rohkem kohti, nüüd oli 50-50, pooled kohad. Kui mu mälu mind ei peta, siis 64 kohta on kristlaste käes ja 64 kohta on mittekristlaste käes. Mittekristlased selles mõttes, et see on šiidid, sunniidid ja druusid. Ja kristlaste puhul on ka niimoodi, et enamus on maroniidid, aga seal on ka teised kristlased esitatud. Teiseks, teine asi, mis selle lepinguga ära fikseeriti, on see, et varem peaminister, sunniidist peaminister vastutas maroniidist presidendi ees. See tähendab, et tegelikult presidendil oli väga suur võim. Nüüd tehti niimoodi, et sunniidist peaminister vastutab parlamendi ees. See tähendab seda, et ta distantseeriti presidendist, tal on suur osa presidendi võimu delegeeriti ümber peaministrile ja samuti ka parlamendi spiikerile. See tähendab seda, et maroniit on küll president edasi vana traditsiooni kohaselt, aga tema võim on tunduvalt piiratud. Samuti otsustati, et kõik relvarühmitused desarmeeruvad, välja arvatud Hezbollah. Hezbollah, mis, nagu ma ütlesin, tekkis 1982. Hezbollah sellepärast, et ta kaitseb Liibanoni, nii arvati seal. Selles lepingus kaitseb Liibanoni, kuna Liibanoni armeed ei ole. Et ta desarmeeritakse 2 aasta pärast. Samuti öeldi, et mõne aasta pärast peavad süürlased sealt lahkuma. Süürlased ei lahkunud. Hezbollah ei desarmeerunud. Suur osa neid teisi relvarühmitusi desarmeeris, aga tõenäoliselt neil on mingid relvalaud ikkagi alles olemas. Nii et sort of rahu, teatud sorti rahu hakkas seal kehtima, aga teatud pinged jäid edasi, aeg-ajalt läks kuskil jälle väikeseks võitluseks mingis piirkonnas, jälle mingi osa võitlejaid sai surma, Hezbollah jäi alles, Hezbollah aeg-ajalt ärritas Iisraeli oma tulistamisega, Iisrael vastas siis ka lõpuks aastal 2000 Iisrael otsustas lahkuda, aga see ei olnud mitte
välise surve pärast, vaid see oli Iisraelis sisemine. Uued valimised tulid ja valimiste käigus selgus, et suur osa Iisraeli kodanikke ei taha sellest Liibanoni sõjast enam mitte midagi kuulda, nii et 2000 lahkusid Iisraeli väed sellest puhvertsoonist, mis oli rajatud. Tõesti, sinna jäi alles ÜRO rahuvalve sinna Lõuna-Liibanoni, aga võib-olla te olete tähele pannud, tast väga suurt tolku seal ei ole seal olnud. 2005 ja see 90. aastatel 2000 enamus Liibanoni valitsusi olid üsna niisugused Süüria sõbralikud. Nad, mõnikord võiks öeldakse, et nad olid isegi Süüria nukuvalitsused. Ja siis juhtus 2005 lasti autopommiga õhku see üks populaarsemaid Liibanoni poliitikuid. Suur ärimees, aga ka väga andekas poliitik ja poliitik, kes oli Euroopas ja Ameerikas väga kõrgelt hinnatud. Ta üle 20 inimese sai veel selle autopommi plahvatusest surma. Ministreid ja igasuguseid teisi tegelasi. Ja kui see ja algusest peale langes kahtlus süürlastele ja Iraanile. Iraan ja Süüria olid tol ajal väga tihedalt seotud, nad olid seotud kuni Assaadi langemiseni tegelikult. Aga see on jälle omaette lugu, sellest võib-olla siis sügisel saab rääkida rohkem, kui me Süüria juurde jõuame. Ühesõnaga, ja kui tema matused olid, siis esiteks tuli sinna matustele kohale. Üks esimesi, kes lendas kohale tema perekonnale kaastunnet avaldama, oli Prantsuse president, kes oli olnud tema väga hea sõber. Ja siis matuse talitusel oli väga kõrgeid riigitegelasi nii Araabia, nii Lähis-Ida maailmast kui ka Euroopast kohal ja rahvamass, kes seal oli hinnanguliselt umbes 200 000 inimest oli tema matuse protsessioonis ja mõne aja pärast hakkasid toimunud demonstratsioonid Beirutis, kus osales aeg-ajalt üle 1 miljoni inimese. Ja nõuti, ja seda protsessi, seda poliitilist niisugust esinemist, seda nimetataksegi seedrite revolutsiooniks aastal 2005 Liibanonis. Mida see seedrite revolutsioon tahtis? Esiteks nõuti Süüria-meelse valitsuse tagasiastumist. Teiseks, vabu valimisi, mida ei kontrolli ja mõjuta süürlased. Süüria vägede lahkumist ja nii edasi. Alguses Süüria punnitas vastu, aga kuna maailma riigid ja ÜRO nõudsid seda ja Liibanoni rahvas, siis lõpuks 2005 tegelikult Süüria lahkuski Liibanonist. Nüüd, kõige hilisemad sündmused olid Liibanonis 2004, 2003, kui hakkas Gaza sõda, siis Hezbollah, mis oli oma täie hiilguse juures, lõi kaasa sellesse, kuni siis 2004 Iisrael andis üsna efektiivse sõjalise löögi Hezbollah'le, nii et raske on öelda, kas Hezbollah on nüüd ellu jäänud või mitte, eks aeg näitab seda asja. Nii, see on hästi lühikene, kiire ülevaade Liibanoni sõjast, ma tegin hästi skemaatiliselt, seal on palju igasuguseid väikseid, mitte nad ei ole väiksed, seal said 1000 inimesed surma, need ei ole väiksed, need on julm sõda, aga neid lihtsalt, nad ei puutu nii otseselt meie teemasse ja kui tahta Liibanoni sõjast rääkida, siis võib-olla terve semestri peaks seda rääkima. Nii et ma tänan teid, et te olete siin välja kannatanud selle minu jutu. Ma soovin kõigile ilusat suve ja loodan teie kõigiga kohtuda sügisel, kus me värskelt puhanuna alustame reisi Süüriasse. Kõike head!